Tšau sõbrad, kätte on jõudnud augustikuu, suvi hakkab vaikselt läbi saama. Me oleme oma tõukarattaga nüüdseks juba elanud kuskil 3 kuud äkki või? Ja praegu ongi selles mõttes väga õige hetk teha selline pikaaegse testi kokkuvõte, vaadata, mis me oleme selle suvega õppinud, kui palju me oleme läbi sõitnud, mis meile meeldib selle juures, mis meile ei meeldi, mida me tahaks teistmoodi natukene. Ja egast midagi, kui vaatame siis, mis me sellest kõigest õppisime. Miks me otsustasime just nimelt selle tõukaratta kasuks, seda saab vaadata eelmistest videotest, aga lühidalt öeldes ütleme niimoodi, et tegemist oli meie arvates kõige parema hinna ja kvaliteedi suhtes oleva tõukarattaga. Tal olid õhkrehvid, tal oli reguleeritav lenks ja kõik muud sellised head asjad. Aga egas midagi, kui lähme siis kõigepealt nende positiivsete asjade juurde ja ilmselt, mis kõige olulisem ikkagi selle tõukaratta juures on kindlasti see keskkonnasääst ja need kokkuhoitud kilomeetrid ja liitrid kütuse pealt. Tänaseks päevaks me oleme sõitnud sellega, ma kohe ütlen, 664 kilomeetrit. Ma isegi ütleks, on täitsa tubli saavutus, aga arvestades seda, et meie elu on hästi palju Tallinna, Rakvere, Pärnu ja nüüd ka Tartu vahet, kindlasti kui ma oleks siin kogu aeg Tallinnas kohapeal elanud ja ainult linnasõite teinud, siis oleks see kilometraaž kindlasti suurem. Aga paraku jah, linnade vaheliseks transpordiks oleme üldjuhul ikkagi autot kasutanud. Tõsi küll, ühe korra ma käisin rongiga Tartus niimoodi, et ma võtsin tõukaratta kaasa ja ütleme nii, et tegelikult oli ka see väga lõbus kogemus. Ehk siis number 1, keskkonnasäästlikkus, ideaalne, autosid on niigi palju, kilomeetrid sõidetakse niigi palju ja kui me saame kuidagi kaasa aidata sellele, siis see on ainult positiivne ja seda tuleks tungivalt soovitada ka teistele inimestele. Teine asi, mis me oleme õppinud, on see, et kui praktiline ta on. Esiteks see, et temaga saab teha lõbusõite, aga temaga saab ka nagu siis reaalselt vajaminevaid sõite teha. Ehk siis, kui sul on töösõidud, saad sa neid teha. Kui sa õhtul päikseloojangut minna vaatama, sa saad seda minna tegema. Kõik meie pereliikmed saavad sellega sõita, ehk siis lased lenksu alla, saab Aleksander sellega sõita. Ja viimane, ja see on ka ilmselt üsna oluline punkt loomulikult elektritõukaratta puhul, on see, et sellega on lihtsalt lõbus sõita. Kui on võimalik, siis ma väldin autot, valin alati elektritõukaratta. See on selline hea teistsugune võimalus näha Tallinna linna, leida üles selliseid tänavaid, kuhu see autoga tihtipeale ei satuks. Üleüldse jah, lihtsalt lõbus on sellega sõita. Nii, aga nüüd siis me oleme üle vaadanud, mis olid positiivsed omadused. Nüüd vaatame natukene ka neid asju, mis on negatiivsemad, mitte küll kõigi jaoks, aga lihtsalt meie jaoks oleme me sellised asjad üles leidnud. Nüüd need on täpselt sellised asjad, et need on väga meie olukorrast tingituna. Teiste inimestega võrreldes meil ei ole kindlasti alati samasugused tingimused. Ja üks asi nendest on ikkagi see elektritõukaratta raskus. Kuna me elame 5. korrusel ja meil ei ole lifti, siis ütleme nii, et see üles tassimine on ikkagi natukene nõuab sellist pingutust. Aga jällegi, see on otseselt tingitud nagu meie olukorrast. Minul on seda võib-olla natukene lihtsam teha kui Mariannel, aga see on lihtsalt selline asi, mis me oleme õppinud selle asja juures. Teine asi on see, et meil ei ole veel küll juhtunud sellist asja, et meid oleks poest sellega välja aetud. Et alati, kui ma lähen poodi, siis ma võtan selle poodi sisse kaasa. Aga teinekord on selline olukord, et tahaks selle jätta nagu õue või sul ei ole seda võimalik kaasa võtta, siis mina ei ole veel leidnud sellist lukku. Ma ei tea, võib-olla on selline lukk olemas. Meie puhul see ei ole probleem olnud, see on natukene tekitanud selles mõttes ebamugavust, et alati seda ei saa kaasa võtta. Ja ega mul vist väga tegelikult ei olegi rohkem negatiivseid asju. Ma olen jäänud sellega 1 korra tee peale, sest ma hindasin, 2 korda tee peale, vabandust, sest ma hindasin sõiduulatust valesti. 1 korra on läinud tagarehv tühjaks, seda ei saa ka nagu võtta selliselt, et eks ikka juhtub, aga tollel hetkel on ikka selline tunne, et pagan küll on ju. Aga ega muud kui sellist ei olegi. Kõik on olnud suurepärane. Mis me oleme veel siia lisaks juurde ostnud, on siis see telefonihoidik. Kui on vaja sellist kõige lühemat teekonda, siis sa saad panna Google Mapsi alati nagu jalakäija tee. Seda siis ei pea taskust välja võttes telefoni vaatama, vaid saad ilusti endal rahulikult siia panna ja jälgida, kuhu sõidad või siis muusikat muuta, podcast'e kuulata. Aga muidu suurepärane asi. Ei jõua ära oodata, et meie elu jääks natukene paiksemaks, et me saaks olla nagu pikemalt aega Tallinnas, väike selline rutiin, vaadata palju neid kilomeetrid siis kulub, mis põhiline loomulikult, mis see kokkuhoid võrreldes autoga tuleb. Nii et minul on ainult positiivsed sõnad. Egas midagi kui turvalist sõitu ja
teedel näeme. Tšau!